Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. 3. märtsil täitub Kadrina saunaklubil 25 aastat ning meie tänaseks saatekülaliseks on Kadrina saunaklubi president härra Ülo Kais. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Sain äsja teada, et meie valla elutöö preemia saab Ülo Kais. Ja ma üldse ei olnud üllatunud, aga mul oli kohutavalt hea meel, et õige inimene saab. Ja siis tekkis igasuguseid lisamõtteid ja üks nendest oli selline, et ühest majast välja võrsunud, välja kasvanud 2 inimest on saanud elutöö preemia. Et mis nad siis teinud on? Ja ilmselt vastus on see, et ei midagi erilist teinud seda, mida on õigeks pidanud ja seda, mida on vaja olnud teha. Minu esimene kohtumine Üloga oli siis, kui Ülo sündis Tallinnas, kui Ülo oli koju toodud ja mind vaatama kutsuti. No siis ta oli 10-päevane. Ja mina jooksin kohe koju tagasi, võtsin oma nuku ja läksin Ülole näitama oma nukku. Vahetevahel ma küsin, kas mäletad, kuidas ma sulle oma nukku näitasin. Meie lapsepõlv oli muretu ja ilus. Kasvasime koos, mängisime koos. Mina muidugi natuke vanemana, vahetevahel tüüdinesin temast, aga tema nõudis jälle, et mina temaga mängiks. Väiksest peale oli ta väga leidlik ja väga, kas öelda arukas, aga hakkaja poiss. Ülol tekkis maast madalast mingisugune loomaarmastus. Päris pisikesena oli tal valge Angora jänes, mäletan. Siis, kui meil majas koeri ei olnud, minul olid kassid. Aga kui juhtus siia ja ikka juhtus mingi hulkuv koer, siis Ülo kohe kallistas teda ja õiendas temaga. Ja siit kasvaski välja see, et kui ta sai ükskord täisealiseks ja ise oma elu juhtima hakkas, siis muretses ta kohe endale. Tema esimene koer oli Julius ja edasi on ta pidevalt olnud oma koertega ikka asjalikult tegelenud, neid koolitanud ja võistelnud ja mis kõik. Nii et see huvi tal kestis. Kui ta oli paras koolipoiss, nii 10-12 aastane, siis ta ühel suvel ostis Rakvere turult 2 kalkunitibu. Millegipärast üks neist sai otsa, aga teine kasvas tal toas ja kui Ülo istus laua taga, tegi oma koolitükke, siis kalkun istus tal kas õla peal või lausa pealael. Üle õue kõndis kalkun nagu väike kutsikas taga tal ja tema emal samuti. Aga ta kasvas ja siis sügisel viidi ta vanaema juurde ära. Juba keskkoolipäevil hakkas ta tegema tol ajal populaarseid asju. Need olid need riide peale trükitud embleemid. Kuna tal oli ilmselt isalt päritud kunstniku joonistamise annet, siis ta kujundas nad ise ja trükkis värvidega ja mässas nendega. Ja kui keskkool läbi sai, siis tundus, et ta peaks edasi õppima sellist
sellist eriala, kus on reaalteadused ja kunst ühendatud. Mina pakkusin välja, et õpi arhitektiks. Aga õnneks ta seda ei teinud, ta jäi Kadrinale truuks, ta ei tahtnud ära minna, ta hakkas tööle ja ta tegi suure innuga kõik need tööd, mis ta tegi tänaseni. Nii palgatöö kui ka hobid on tal tehtud ikka suure pühendumusega. Marke ta kogus, hilisemad kollektsioneerimised, seal kõik õllepudelisildid ja mis kõik katalogiseeritud ja nii väga põhjalik. Näiteks kui ta neid embleeme trükkis, kui seal väikegi veakes juhtus olema, siis tema on seda sorti inimene, et ei, välja, see ei kõlba. Mõni teine ütleks, et käib küll. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Tere kuulajatele ka! Alustame sellega, et õnnitleme omalt poolt teid elutööpreemia saamise puhul. Palju õnne! Palju õnne! Suur tänu! Alustame teie vanematest. Teie ema Aino Magdalena Saaren sündis 1920. aastal Undlavallas ning isa Arnold Kais 1911. aastal Vana-Anslas. Kes nad olid? Eks nad olid tavalised inimesed. Isast ma tean vähem, kuna ta lahkus meie hulgast. Kui ma olin pisike poiss veel, koolipoiss küll. Aga ema oli minnud nii palju, kui mina mäletan, terve elu Flora Tšehhis pearaamatupidaja. Muidugi alguses oli Artel Mineraal seal ja need ammused ajad. Nõukogude ajad, Vene ajad. Nii et tema jäi kuni pensionini Florasse tööle ja sealt ta läks pensionile. Ja isa oli 12 aastat oli ta 14 aastat oli ta Kadrinas pastor, kirikuõpetaja ja veel seal Ilumäel ka. Ja need olid rasked ajad, oli see sõjaaeg ja siis ta tuli sellega toime ja Kadrina rahvale ta meeldis, aga pärast ta läks ta ära ja oli era. Teenis raha lihtsalt niisama teistel töödel. Milline mälestus on teil teie isast jäänud? Mälestus on tore, hea. Isa oli hea inimene. Ta füüsilise töö peal ei teadnud, tal tööriistu kodus ei olnud, aga ta oli kõrgelt haritud ja oskas heebrea keelt, vahest õhtuti laulis kõva häälega, tal oli laulu hääl. Ma olen pisike poiss, siis ma suurt ei mäleta, aga seda ma mäletan. Siis ta valmistas ette neid tutvusi õhtul kodus ja neid oli. Ajad on möödunud. Teie isaaegsed inimesed on meenutanud, et talle meeldis ka võrkpalli mängida. Kas ka teil on olnud huvi võrkpalli vastu? Tõsi, olen kuulnud, et ta seda mängis ja ta ise rääkis, et ta mängis ja kõik, aga kahjuks mul ei õnnestunud isegi seda näha. Sest siis ma olin seal. Ja siin Kadrinas võrkpalli eriti ei mängitud, nii et ega minul ka, me kodus muidugi platsid peal mängisime ja poistega seal, nii mitteametlikult, aga koolis ei olnud, Kadrina võrkpall ei olnudki eriti populaarne. Nii et kahjuks see kogemus mul puudub, jah. Kadrina saun valmis 1957. aastal. Te olete meenutanud, et te käisite isaga tihti saunas. Milline saun toona välja nägi? Kuidas võtta, saun oli väljast oli peaaegu samasugune, kui eemalt vaadata. Muidugi ta oli hoopis teise viimistlusega ja pikk korsten, krematooriumi korsten ja see oli ka samasugune ja kõik. Sees oli ka, muidugi siin oli 2 poolt. Praegu me istume naiste poole peal.
aga siis eks ta oli nagu oli Vene-aegse toon, et ta oli mingi tüüpprojektina tehtud vist minu mõttes Simunas, kus on ka samasugune hoone praegu veel isegi alles Väike Maarjas. Neid võib-olla veel oli Eestimaa niisugusi. Aga saun seest muidugi oli saun, tol ajal oli erasaunu väga vähe. Kadrin oli alles, Alevik oli alles ehitamisel, seal tehti maju, kus on saunad sees, aga siis veel ei olnud. Siis käidi palju saunas ja kivipingid on praegu alles, mis olid tollal. Aga leili võtta oli natuke teistmoodi, seal oli aurusaun. Auruga kööti kive, siis seal üks luuk sinna sai siis visata ka veel, kui oli, aga tilkus laest ja poolt pime oli ja valget auru täis see saun. Uks oli, ühesõnaga ta oli ikkagi Vene aeg värk. Aga milline see saunapäev siis välja nägi? Tuldi kohale, võeti riidest lahti, käidi seal laval ja pesti ära ja siis mindi koju, nagu ikka, istuti ka natuke, mehed, ikka siin vanad mehed olid, ma mäletan, kes siin olid, rääkisid anekdoote ja istusid seal ja ka õlut joodi. Siis ma ei mäleta, ma arvast, kui ma üksipäine käisin ilma isata juba, siis vanemalt peast natuke. Siis veel õlle joomist, aga siis, mis isaga koos, see oli ammu. Te omandasite hariduse Kadrina keskkoolis. Milline on teie esimene mälestus sellest koolist? Esimest mälestust on raske öelda. Kadrina keskkool oli tore mälestus jäigi sellest keskkoolist. Nii palju mälestus, et algkoolis ma olin ja õpilane, mul olid kõik 5. Tegelesin kõiki aladega või ühesõnaga jah, aga keskkoolis muidugi asi läks käest ära ja nagu ikka poistel tuli see jooksuaeg peale ja ei viitsinud enam õppimisega eriti tegeleda. Siis oli keskkoolis veel see ka, et need alad ja see partei ajalugu ja niisugused asjad olid väga vastu meelt, ma hoidsin neist eemale. Või mis eemal, aga lihtsalt ei viitsinud õppida seda. Aga mälestusi, mis seal oli, igas mälestusi, üks tore mälestus, kui istusin seal koolimaja õppetunnis, vaatasime aknast välja ja ehitati seda uut osa. See on kõik pildi peal näha, ma olin akna all, seal vaatasin aga välja aknast ja kuidas masinad töötasid. Mitte niisugused masinad ei olnud kui praegu, aga algelised olid kõik seal, aga tehti. Millised õppeained teile enim huvi pakkusid? Mina olin matemaatik. Mulle meeldisid kõik matemaatikatunnid ja natuke füüsikat ka. Keemiat ma hästi ei sallinud, kuna keemias oli vaja neid valemid meeles pidada, mingit loogikat ei olnud seal minu tööda. Aga matemaatika sai tuletada ise. Ja ma mäletan, ma tegin eksamite ajal, tegin kõik klassi kaaslastel need ülesanded. Eksami küsimused salaja ära kõik ja saime eksamid läbi ilusti. Aga mis ei meeldinud, ma seda mõtlesin juba, et partei ajalugu, siis mulle ei meeldinud ka kunstiõpetus, kuna seal pidi neid aastaarve meeles pidama ja kuigi ma tahtsin kunstiinstituuti vahepeal minna, aga see ei kõik ära, kuna seal oli ka kõik punane värk ja see hakkas nii vastu. Ja siin oli rahaprobleemid ka. Ja ei meeldinud mulle saali kehaline kasvatus, kus pidi lühiste pükste peal seal rebaspuude peal turnima. Pika kuevaga ma ei viitsinud seda teha, ei tahtnud, aga suusatamine mul oli väga viis. Ma olin siin koolimeistriks vahepeal ja ikka sain teise järgu ja nii edasi. Kas teil on kooliajast ka midagi erakordset meeles? Ma ei oska siin midagi erakordset. Mõni lemmiksündmus? Üritus? Vaevalt, et need keskkoolid või selle Hammeri iga nädalased infotunnid, mis olid
hommikul kell 9 hakkas peale 2 tundi saalis, kõik koolajate kokku ja lugesime partei ajalugu seal. Need mulle ei meeldinud, aga sündmusi, no meil oli Leedu-Läti sõprusvallad olid vist Josvainei ja Kedanjai ja nendega oli sõpruskohtumist, nad käisid siin ja siis olid suured, see oli juba keskkooli poole. Päris huvitavad asjad olid, pärast käisime seal, kunagi sai pärast käia nendes linnades ka veel. Josvainei ja Kedanjais, aga see on eraviisiliselt. Aga midagi erilist nagu kindlasti on, aga ma ei ole tule praegu ette. Te lõpetasite Kadrina keskkooli 1969. aastal 9. lennus ja teie klassijuhataja oli Mare Umbäed. Mida te peale lõpetamist tegite? Mare Umbäed oli väga haruldane inimene, ta oli küll mägestik enne vist veel, siis abiellus isegi meie, kui ta klassijuhataja oli. Aga peale lõpetamist ega mul muudelt midagi teha, kui ootas Vene kroonu. Aga me kohe sinna ei läinud. Sain Almüü autokooli. See on nagu sõjaväepoolne asi oli Vene sõjaväe poolt ja siis oli 6 kuud autokoolis. Ma vahepeal olin küll natuke aega, olin niisama lihttöö peal teenis raha, kuna elada oli vaja ja mul emal ei olnud nii suuri summasid siin panna välja. Aga siis sain autokooli ja siis me olime 6 kuud, vist 4 kuud olime autokoolis. Sealt saime 3. liigi autojuhi load. Ja siis olin veel natuke vaheaega ja siis Vene kroonu. 2 aastat. Päris huvitav aeg. Vene keel sai selgeks seal. Ma ütlema, et enne ma vene keelt koolis, me klassiga tegime kohe niimoodi, et see on fakultatiivne aine ja me seda ei õpi. Muidugi pärast kellelegi ei meeldinud. Ja vene keele õpetaja oli küll tore naine. Tuli siia, mis ta nimi ma praegu veel öelda. Aga vene keele saime sõjaväes selgeks. Nii et seal tulin koju, siis mõtlesin ka vene keeles. Midagi ta ei ole. Seal on, kui tahas õpetame, kui oskas sunnime, kui oskas õpetame, kui tahas sunnime. Ja peale Vene sõjaväge siis oli vaja tööle minna. Ma enne olin ka gaasikontoris natuke aega tööl, enne sõjaväge ka. Ja siis olin siiamaani, kuni pensioni olin koondati ära tähendab, jah, et see majandus gaasimaase kontor kadus ära üldse. Ja siis koondas ära, siis ma tegin oma firma. Ja tegelen gaasiga siiamaani. Aga tuleks võib-olla selle sõjaväe juurde tagasi, et kuhu teid siis teenima saadeti? Teenima saadeti mind imekombel Tapale. Et sellega oli nii, et õhtu läksime sõjakomissariaati, seal kõik oli ära saatmine ja istusime rongi peale, kuhu poole sõit, ei näinud pimedas, kuhu poole see rong läheb. Ühe korra natuke pärast aeti maha, mingi välja Tapa jaam. Ja siis ja sama Tapa mõisas olime, ma olin tere vaja siin, kuna hakkasin natuke nad märkasid, midagi oskan ja hakkasin seal trükimasina kirjutama ja olin Pissas Tapat Tšasti kirjutaja. Seal oli veel 2 kirjutajat veel peale minu. Siis üks naisterahvas ka veel, Ukrainal oli. Ja siis tegin seal tööd. Olin seal kogu aeg. Natuke parem koht kui päris rüvis, aga muidugi õppusel oli enne vaja ära käia. 6 kuud oli veel enne see tehnika õppimine kõik ja need asjad kõik said ära teha, eksamid ära teha ja selle vastav traktori oli PSM, oli niisugune kraavikaja, selle load olid siis ka. Aga pärast seda ära ei saadetud mind. Meil oli ka tarvis vist, mis pärast suurem mehi läksid kõik üle Venemaa laiali. Palju läks Saksamaale ja palju läks Kaugitta ja Murmanskisse ja teab kuhu veel. Riias oli ka üks osa veel, kus läksid Riiga. See oli lähemal, aga mina olin Tapal, ma olin Tapal kogu selle 2 aastat ja natuke mõned päevad peale. Kas selle 2 aasta jooksul midagi põnevat ka juhtus erakordselt? Seal iga päev oli erakord. Igasugust nälja sai seal, aga
no mis minu puhul oli erakordne, aeg oli seal küll ja mul oli ajaviiteks näputööd, istusin laua taga ja hakkasin tegema sinimustvalge märke. Noh, niisugune vapikujuline märk, tammeleht oli keskel ja siis see oli hästi moes pleksiklaasist, noh, kes teab, Vene sõjas käis, need tehti seal bussipäid ja igasugused kellarihmasid. Ma tegin need märke ja siis panin selle märgi, Konsumli märgi kõrvale siia rinda ja siis käisin mööda staapi ringi. No, midagi ei juhtunud, aga ühe korra tuli staabi uksest sisse üks kapten. Väga tore viisaks mees, hakkame juttu rääkima, kuule, kas sa malet tahad mängida? Ma ütlesin, no teeme ühe partii, mees tegi mulle pähe nagu lõpsti kohe. Ja siis avaldas oma saladus, et tema on KGB luuraja või midagi sarnast. Ma ei tea, mis tol ajal tal oli see ametala. Ja oli käinud Kadrina kõrtsis siin, no, ma käisin ka puhkusel vahepeal. Ja siis oli seal uurinud minu tausta ja kes see mees on ja nii ja naa ja siis ütles mulle, tead, kingi mul on nüüd üks märk selline. Ja neid rohkem enam tee, kui sa tahad elada veel rahulikult. Vaata lõpuks, ja nii, noh, ma siis enam ei teinud ka, ma ütlesin, ja küll, kui nii ilusti viisakalt räägiti, aga ta oli, noh, väga intelligentne mees. Ja rohkem ma siis ei teinud, no see ei kõlvanud kuidagi, suur punane staap ja siis seal mingi sinimustvalge märgiga mees võitab ringi. Aga see mees sai pärast saadeti Saksamaale ja sai surma seal ikkagi. Vot. No see oli niisugune jutt, mida ma vahesti olen rääkinud. Aga noh, seal sai igas asju. Käisime nende hommikul masinatega sõitmas, buldooserid ees. Mul üks ääre pealt tulnud ja laud seal, või mis seal surma saanud. Seisin ees tange peal, teine mees tuli, kas ta oli purjus, ma ei tea, mingi seas need. Suure masinaga sealt niisuguse rusika suuruse rauatüki lõi minema sealt teise masinast eest selle stoki küljest. Ma seisin seal taga kohe. Niisugused asjad on meelde jäänud, aga ei noh, seal igast asja sai teha. Ma sain nii kaugele, et sain omale ajalehed tellida, see on Eesti ajalehed. Ja siis tuli sisse üks polkonik Lavrov. Ja Lavrov oli hea mees, aga üks teine polkonik oli. See oli tüge ja kuri ja mis ajalehti loed? Mul raadio ka mängis, muide, Eesti raadio. Mis raadiot sa kuulad? Eesti. Keelatud. Mis pärast? Te saate, ma ei saa aru, kas sa kuuled Soomet või Eestit, aga te saate soome keelest aru. Ja sellepärast ei tohinud Eesti jaama kuulata. No, Soome oli ju siis ikkagi kapitalistlik hoopis teine riik. Ja ajalehed ka ikkagi siis vaieldi ja ka nõukogude ajalehed olid siis, võis ikka lugeda neid. Seal sõjas sai igas asju. Aga sõjajutud on meile ära rääkinud juba ja eks nad on juba ajast arust. Praegu ei kujuta ette vist need noored, mis on Vene sõjavägi ja mis on Eesti sõjavägi vahe. No, ikka algus oli hirm, aga pärast oli vahva. Kui juba said pool aastat teenitud, siis olid juba algus olid Salavon. Siis pärast olid Serpak vist ja mis pärast oli Starik viimane aasta. Siis olid Starik. Starik võis kõik käed taskus käia ja see eest lahti ja ei pidanud kulpi lööma, ohvitser kui vastu tuli ja Dedovšinat oli palju. Kuigi Tapa oli üks ikka eeskujulik, kui kohtis ei olnud mingi Siberi tagune sõjavägi. Ja see oli Utšepka, see oli õppe 103. sõjakool. Studrite ja voenna škola mladših spetsialistov insenernih võisk. See oli salajanimetus seda. Teie täditütar oli tuntud muusikapedagoog Ave Kumpas. Teie pojatütar on juba täna teinud nime muusikamaailmas ja kas teil endal ka huvi muusika vastu? No mul muusika väga meeldib, kogu aeg mängib, aga ise eriti ei ole muusikaga tegelenud.
noh, kooli ajal sai siin igast välja teha klaverit, ma olen ka mänginud klaveri koolis ka käinud paar aastat, aga see oli hirmus piin neid heliredeleid mängida, aga pojatütar, see tegi selle asja kõik ära, pane need heliredelid nagu peast, mitte midagi pole probleemi, see on terve see solfeetsu värk ja see on üsna niisugune, aga jah, ei, minust ei saanud muusikut, aga muusikat ma kuulan hea meelega ja isegi ma kuulan vahest mõnda raskemat muusikat ja seda tilulilud, mis iga päev raadios tuleb, see ei ole minu ala. Eesti iseseisvuse taastamise järel oli Kadrina saun majanduslikes raskustes ning teie olite üks neist, kes sauna elus hoidis. Mis motiveeris teid sauna majandama? Ei oska öelda, meeldis. No, see oli niisugune koht, kus rahvas käis koos. Rahvamas käidi ka õhtut ja bioriides, eks ole, aga see oli nagu iganädalane protseduur. Ja siin tekkis niisugune olukord, vahepeal oli ju see saun kooperatiivi käes ja isegi 3 korda nädalas kööti seda ja millegi pärast ei tulnud nad oma rahadega välja. Vallal polnud raha ja vald arvas, et paneme kinni ja siis muidugi hakkasid nagu tulema uuemad tuuled, et on vaja ikkagi siis ei olnud euronorme, aga ühesõnaga normid olid ikka. Ja see igati normidele ei vastanud. Mina mäletan, et oli üks inimene nagu Koidula saun, oli ta nimi. Tore inimene oli, aga ta pidi normidest kinni pidama ja tema nõudis, et siin peab olema ühesõnaga teine koht, kus sisse minna peab olema vahe koridor veel. Ja sinna ta paika ta jäigi. Siis härra Stern oli meil vist oli siin juhtival kohal. Tema arvas, et saaks niimoodi pressida raha välja vallalt või kuidas nõustuma, et nad annaks raha saunale. Paneme kinni. Ja eks oligi niisuguse mehi, nagu mina olin siin ja veel mõned abilised, et ei pane kinni, et katsume kuidagi omal käel hakkama saada. Ja me olimegi siin, ma ei mäleta kui kaua, aga ikka pikka aega Indrek Kalja küttis ja siin tegime omal käel. Ilma mingi loata, ilma mingi värgita kõik töötas, aga muidugi siis vallavalitsus tahtis siia teha. Siin oli, selles ruumis oli kommunaali töökoda tuli juba, tehti pool ainult saunast ja järgi. Ja pikaajalise võitlus tulemus me saime selle kõik, jõudsime kõik nii kaugele, et ikkagi saun jäi Kadrinasse alles. Rahvale meeldis. Te siin ütlesite, et siia samasse ruumi, kus praegu on sauna muuseum, tehti siis tööruum. Jah. Kas sellest võib järeldada võib-olla, kas siis naiste osakaal saunas oli väiksem või kuidas sellega oli? Siis enam ei oldki naiste osakaal. Siis oli ainult see üks pool seal ei järgi veel ja käisime korda mööda käidi vist siin. Siis kui vahepeal üldse naised ei käinud, ei saanudki sauna nad käia. Me tegime meestele selle oma, et selle värgi. See lühidaid aeg oli. 1996. aastal sai teist Kadrina vallavolikogu liige. Kas teie üheks eesmärgiks volikogus oli just sauna säilitamine? Selle pärast päris volikogu ei läinud, aga noorel mehel oli huvi ikkagi Kadrina elukäigu vastu ja see on mu koduküla ja koduelu ja kindlasti ma proovisin seda sauna sättida ja vist oli abi ka seal natukene. Ega ma ei ole kunagi niimoodi rünnanud ega vaielnud ega võidelnud, aga ma olen olnud kontrollinud ja olnud selle poolt, mis oleks hea. Ja mis rahvale meeldib, rahva poolt. Ja me saime ikka, tänu siin Ain Suurkav oli ka meil, siis oli vahepeal vallavanemaks ja see tuleb pärast see Soome söödu jutt siis. Aga jah, eks see volikogu, kas must kasu oli, ei olnud, ei tea, ma olin kaua aega seal. Ma ise räägin 25 aastat. Aga tore oli, sai kõigiga oli kursis olla, siis kõigi inimestega sai rääkida ja sai teada, mis toimub, muidu nüüd enam tean pidada. Kuidas volikogu töö, selle perioodi jooksul, kui teie seal olite, kuidas see muutus?
ega ta põhimõtteliselt ei olegi suurt ju muutunud. Ikka on ju volikogu esimees ja volikogu ja liikmete arv oli ka vist sama siiamaani, kui nad nüüd ei ole vähendanud, vist mujal vähendati. Ja palka volikogu liikmetele ka ei maksta siiamaani. No, me olime selle vastu, just me tahtsime olla rahvaesindajad ja demokraadid. Ja üks vallavalitsus, nii kuidas määratakse ja kuidas valitakse ja valimised otsustavad ja neid ongi. No omal ajal oli rohkem, valimisliidud oli, nüüd on nagu parteisid rohkem tekkinud. 3. märtsil on teie jaoks 2 tähendust. Ühest küljest täitub sel aastal Kadrina saunakubil 25 aastat ning teie isal Arnold Kaisil on 115. sünniaastapäev. 3. märtsil 2001. aastal olite te koos saunalistega Soomes Janakala vallas, kus tekkis idee luua siis Kadrina saunaklubi. Miks otsustati just Soome minna? Tegelikult oli see idee meil juba väikselt küpsamas enne ka, aga tekkis võimalus tänu Ain Suurkaevele, kes oli tol ajal vallavanem. Mulla oli esimees oli vist. Ei, vallamäest. Ühesõnaga, tema omas tutvusi Janakala valla nende inimestega seal. Seal oli ka volikogu esimees ja vallavanem ja need kutsusid meid, et tulge sauna ja siis me võtsime sellest ideest kinni ja rääkisime omavahel ja mõtlesime, et see tuleb ära teha. Seal olid mitmed saunad, seal oli see asi hoopis teistmoodi, saunad olid ikka au sees ja seal pakuti need saunu ja siis õhtu just oli seal 2 ööbimismaja meil, kus on ka saun sees oli. 2 majas olime ja siis seal muidugi väikse istumise juures ja otsustasin, et teeme selle asja ikka ära ja teeme Kadrinas saunaklubi. Ja siis meil tekkiski Kadrina saunaklubi. Asutute liikmed on ka seal kirjas meil ja siis hakkasime asja edasi ajama. Ja peale selle muidugi tekkis igasugu vahvaid asju, ma vist olen sellest rääkinud juba. Me käisime, mõned üksikud asjad, näiteks käisime Moskvas Sandunõde saunas, mis on maailma parim saun minu arvates. Õnnestus käia ja siis käisime muidugi Peterburis ja käisime ka Brüsselis ja nüüd nad käisid veel, mehed, ma ei käinud enam. Ja neid väljasõite tegime palju, meil noorem mehed siis ja üle nädala oli kuskil väljasõit meil saun, vaatasime erinevaid saunu. Et miks me Soome läksime, sellepärast, et Soome on Soome. Seal on sama kultuur palju suurem. Muidugi Soomes oli veel niimoodi, et seal üks põhisaun, spaamoodi, kurat, mina ei tea, mis ta oli, aga seal lapsed mängisid all põrandal autodega, siis olid 2 pool need astmed või lavad ja siis üle oli natuke sooja ka ja siis kui tohtis, siis viskasime leili seal mingi gaasiküttega. Ühesõnaga see saun oli kehva. Või vähemalt ei olnud nii kuum. Meil on ikka Kadrinas praegu on ikka super kuumaga saun. Ja. Mulle meenub, et te olete maininud seda, et kui te seal Soomes olite, te olite koos Janakala valla tähtsate inimestega kuskil mullivannis ja siis tekkis see mõte. Ma küsiks selle peale, et kas, ütleme, kui teil see saunaklubi idee tekkis, kas oli ka mingisugune mõte, et siia samasse Kadrina sauna, ütleme, kas seda hoonet laiendada, teha siia mingisugune mullivann või midagi uhkemat veel või oli midagi sellist väga utoopilist mõtet alguses? Meil on olnud seda mullivanni mõtet küll, aga ega siin on raha taga ka asi. Sest tänu sellele Euroopa Liidule me saime 2 korda $1 miljon. Üks oli välimus, algu tegime korda ja see läks ikka, sinna läks raha palju, ega see lihtne ei ole ja siis sisemusega saime teist korda veel. Siis oli küll plaanis ka mõte teha mullivann. Aga me saime Auru sauna muidugi. Aparat on siin ja Auru saunas väga paljud käivad ja päris hea on see.
aga mullivaniga on natuke raskus, et võtab suurt ruumi vajab ja see vesi peab ka sooja olema, selle ei tohi jätsa minna. Samas ei tohi ju, vahepeal mõtlesime, et teeme sinna õue, kus meil on see terrass seal. Ühesõnaga, see idee on läinud natuke käest ära. Meil oli mõte muidugi veel teha vahepeal saunamuuseum teise korra peal, sest see on siin nagu olmeruum ja muuseum korraga, aga kaks asja hästi kokku ei sobi. Praegu küll sobivad väga hästi, aga et niisuguseid mõtteid suurendada ja ega selle rahaga eriti välja ei tule. Tänu vallavalitsuse toetusele me saame vähemalt pileti hinda hoida normaalsel tasemel. Muidu elektriküte, puud, see on nii palju asju, vesi, kanalisatsioon, kütted käivad ju muidu tööl tegelikult. Kütja ja ütleme ja siis, ta küll on siin, maksame siin firmade kaudu natukene raha neile. See on keeruline asi, et tänapäeval ei ole lihtne. Et juurde ehitust praegu on raha pärast ei saa kindlasti. Teine asi, et ega meil tarbimisega ka nii väga hullu ei ole. Praegu ruumi jätkub. Nii, kui kes tahavad tulla, palun astuge ka ligi. Suur osa sauna remondirahast tuli Euroopa Liidust. Kas remonti toetasid ka saunaga mitte otseselt seotud inimesed? Ma ei oska öelda, kes on mitte otseselt seotud inimene, et eraisikul siin toetada tol ajal midagi ei olnud, kes see nii palju rakkas maha praetis anda. Toetasid abiga ja tööga, mõned inimesed niisama, aga rahalist abi ma mäleta ka, võib-olla tõesti oli keegi, kes siin mingi summa pani. Tegelikult olid küll meil mingid firmad ka, aga need summad ei olnud nii suured, et võrreldes Euroopa Liiduga ei saanud. Ja ma võin eksida ka, sest et siin ehituse juures oli põhiliselt Andres Nukk oli siin elluvaate ja ma ei käinud, ma käisin ainult vaatamas ja pilti tegin vahest mõnega. Aga tema oli siin nagu igapäevaste asjade juures ja jälgisin, Streimann oli ka, siin laetalad vahetasime ära, lasime vahetada, tähendab, seal siis oli vaidlustes, kas teha või mitte teha, tegime korralikult, võib-olla sinna on võimekus pärast peale teha ja saaks muuseumi ruumi sinna üles, aga siin peaks nüüd noored tulema aktiivselt tegema, eks seda ole näha siis, mis elu toob. Te olete tuntud Kadrina saunaklubi presidendina, Võduvere külavanemana, taluniku ning gaasikaupmehena. Kuidas te kõige selle jaoks aeg leiate? Ega aega ei olegi. Aga aega tuleb võtta ja ega ma ei jaksa seda aega enam õieti kasutada ka, aga sisse tallatud radu käime. Võduvere küla on ka natukene vanemaks jäänud, noored ei taha tulla peale, aga toimib, kui on üritusi teeme 2 aasta tagant, jaanipäeval on kokkutulek, nüüd see aasta peaks tulema ka. Saunaklubi presidendina, ega ma mingis ametis ei ole, nimi ainult on, aga ma samal ajal muidugi ma teen natukene saunaraha, loen kokku ja niisuguse asju, mis on vaja, nimekirjasid ja aga meil on ära sikk, tänu sellele on kõik reklaamiasjad aetud. Meil on nagu meeskond, et igaüks teeb ise asja. Mis seal veel küsimus oli? Gaasiäri, see on nüüd jäänud tõesti niimoodi, et ma vist pean surmani. Üks mees ütles, et ma vist pean lõpuni välja. Et ma pean seda surmani tegema. Inimesed on harjunud, gaasi sealt saab. Firmad on ka, kes käivad toomas. Eks ükskord lõpeb ära, aga praegu saame veel hakkama. Kui annaks jumal tervist ainult, silmanägemine on kehva ja nii edasi. Aega kulub veel mulle siin kahjuks koera matsin, aga muidu mul on 5 koera olnud ja ma olen tegelenud siin natuke koerte trenni. Koerte trenninga. Meil käis Tallinnast üks
reene ja varruka treeni tegime siin ja teeme praegugi teeme. Lisaks olete te paljudele tuntud ka kollektsionäärina, et mida te siis kogute? Kõike, mis seotud õllega. Et mul on tegelikult õllesiltide kollektsioon, aga ma olen niisugune vilets korja ja koguja, et ma ei suuda, ma korjan kõik kokku, aga ma ei suuda teda nagu süstematiseerida ära, sest lihtsalt ei jätku aega. See peaks olema mingi sekretär või keegi, kes seda teeks, aga siltide kollektsioon mul on. Eesti on põhiline, Läti, Leedut enam ei võta, ei jõua. Soome, mõned Taanid ja Norrad ka veel. Need õllesildid ja põhiline väike tehased, see buum tuli nüüd mõni aeg tagasi, 10 aastat tagasi, siis kui hakkasime siin tegema seda saunaklubi hääõlle konkurssi, siis hakkasid väike õlletootjad tulema ja sellest hakkasime peale. Muidu enne seda me käisime, oli Tartu Saku ja need õlletehased ja pole need silt huvitav korjata. Nüüd läks lahti, jah. Et niisugune kollektsioon mul on ja neid ma korjan. Siis ma korjan veel 5-liitriseid õlletünne. Mida mul seal kvarte angaaris on 350 tükki vist. Aga kõik ütlevad, et tee mingi ekspositsioon või näitus või ei ole võimalik, ei jõua enam. See on nii suur töö. Aga huvitav on ja see kollektsionääri korjamine, kui saad mingi asja, see on nagu rohi, saad rohtu jälle. Mis õlut te siis inimestele soovitaksite, väiketootjatele? No mina olen alati öelnud, et kõige parem õlu on janu. Selles mõttes, et kui on janu, siis on õlled paremad, aga see on, neid on ainult väga palju sorte, et näiteks meil on porterklubi on Tšehhis ja Slovakkias ja need jõuavad ainult porterit, aga sildikorjad on ka muide spetsialiseerunud. Mõni korjab laevu ainult või lennukeid või mõni korjab nagu porteri õllesid. Aga mida ma soovitaks, saunas on vaja saunalt juua. Seal ei käi kange ega mingi eriti paks või vaadilaagerdused, seal ei ole. See on niisugune, meil isegi juuakse palju alla kokki siin, lihtsalt, et ta on janu kustutaja, sest saunas kautad vett ja kui seal väike alkohol on sees, see on ainult hea, see ei ole halb suugi. Õlut on, nii kaua kui saunad on olnud, on õlut joodud saunas ka. Aga kui televiisori taga istuda, siis võiks olla mõni porter või mingi stout või, aga siis nad teevad ju veel vaadilaagerdusi, praegu on hästi moes. Pannakse õluvaati, mingi viskivaati või rummivaati või siis seal seisab ja siis ta muutub seal 10 kraadi, 12 kraadi ja 15 kraadi ja mis see kõige rohkem oli 24 vist, mis lehe tegi siin. See on natuke niisugune, minu jaoks ei ole. Noorem olin, siis mul meeldis küll, aga praegu soovitada ma julgeks ikkagi niisugust 6-kraadilist õlut, mis oleks hea. Aga igal on maitse. Ja millisena te näete Kadrina saunaklubi tulevikku? Ma ei näe seda. Tähendab, tulevik on kindlasti, aga mis siit tuleb, praegu läheb kõik, nagu ütleme, hästi. Et klient on, kütja töötab, juhatus on olemas, hoone on, katus peal, elekter on, vesi on, sooja on, keris on hea. Ja just tähtis on, et inimesi on, et niisugune seltskond on kogunenud juba kokku, kes mitte mingil juhul ei tahaks seda saunast loobuda. Nad tulevad siia nagu klubisse või õhtu, see on nagu rahva kogunemine. Need on teatud inimesed ja siin nad on. Ja ma näen, et tuleb ka noori. Meil tuli nüüd 3 saunaklubi liiget, tuli uut ja on ka nooremaid poisse siin käivad ja eks nad võtavad natuke
vanad eest ära ja tule tasemele, ega midagi teha. Nii et ma arvan, et see saun on Eestis olnud ju kogu aeg ja jääb ta ka. Kas nüüd see Kadrina saun, kus ta pääseb? Müürid seisavad nii kaua kui kirikulgi täpselt, ega siin midagi, kui hoida korras. See on minu arvamus. Aga no ja mis siin kõik arvavad niimoodi tegelikult, et saun peab jääma ja ükskõik, kas see vallamaja on seal või ole, me teeme oma korra ikka. Äsja möödus siin Kadrina MTJ loomise 75 aastat, nii et loodame, et Kadrina Saunklubi tähistab ühel päeval siis oma 75. sünnipäeva. Jah, oleks tore küll, kui meil on nii kaua. Aga aitäh teile intervjuu eest ja kõike head teile. Ei ole tänu väärt. Rakveres Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 22. saade on eetris juba 18. veebruaril. Kes on meie vestluskaaslaseks? Kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa,